See naine otsustas oma maja migrantidele üürida. Ja kas keegi teist oskab arvata, mis juhtus? Ei. Ma olen kindel, et ei suuda. Ma olen kindel, et ei suuda seda isegi oma kõige hullemates õudusunenägudes ette kujutada. Heast südamest otsustas üks briti naine riskida ja üürida oma kinnisvara migrantidele. Need inimesed olid sõna otseses mõttes just Ühendkuningriiki jõudnud. Keegi ei tahtnud neile üürida, sest neil polnud eelnevat tausta, bla bla bla. Neil polnud tagatisraha ega midagi. Mees. Arva ära, mida loll mina ütles. Tead mis? Nendega saab kõik korda. Nad on toredad, nad on töökad, nad töötavad hooldajatena. Ole lihtsalt hea inimene ja võta nad üürniteks. Aga kahjuks tema jaoks ei paistnud hooldajad eriti hoolivat oma enda elamistingimuste pärast. Täiesti uus vannituba. Mis sa arvad? See on tualeti kõrval. Ma mõtlen, kui sa oleksid mulle öelnud, et see vannituba on, ma ei tea, 50 aastat vana ja keegi pole selle eest hoolitsenud, siis ma oleksin sind uskunud. Mis asja? Kuidas sa teed? Kuidas see? Alles nüüd sain aru, mis see kõik seinal on. Jah, kujuta ette, kui nad hoolitseksid sinu eakate sugulaste eest. See oli täiesti uus diivan. Seda ei saa välja mõelda. Jah, ma ei usu, et garantii katab väljaheite plekke. Siin saamas vasak ukse juures jõid nad sõna otseses mõttes sellistest klaasidest. Ma mõtlen peale selle, et see on nii ebasanitaarn. Kas sa suudaksid üldse ette kujutada, et viibid üürikorteris ja hoolid oma ümbrusest nii vähe, et jätad selle lihtsalt inimesele, kes sulle selle korteri välja üüris? Ausalt öeldes lihtsalt see jultumus arvata, et sa võid tulla kellegi teise varasse ja kohelda seda nagu sitta, on minu jaoks täiesti arusaamatu. Ja kui nad kohtlevad niimoodi kinnisvara, kus nad peaksid elama, siis kuidas sa arvad, et nad ülejäänud ühiskonda kohtlevad? Ma ei tea, aga mina ei laseks. Ma ei laseks kellelgi, kes elab niimoodi, hoolitseda minu eakate eest. Kas ma peaksin sellest sotsiaalteenistusele teatama lihtsalt? Pole teatatud, aga ilmselgelt ma läheksin selle eest vangi. Panin telerialuse ülesse, sest siin pole tegelikult kohta, kuhu telerit panna. Nii et ma panin selle parimasse kohta, kust keegi saaks telerit vaadata. Nii et nad saavad lihtsalt teleri üles panna. Ma jätsin siia kuradi teleri. Hulu. Nad varastasid tema teleri. Nad varastasid, nad on kahjustanud tema vara, aga tõesti kahjustanud seda. Nad on kahjustanud tema täiesti uut diivanit. Nad jätsid tassid sellisesse seisukorda, et ma arvan, et ne tuleb lihtsalt ära visata. Ja nad varastasid tema teleri. Aga kallid, asi läheb veel hullemaks. Hea inimesena olemise hind tõuseb ikka päris kõrgele. Selle neetutukse seisukord. Kus mun plaadid on? Ongi. See, olgu. Ma mõtlen, et asi pole isegi selles, et nad lihtsalt teevad oma häda, kuhu tahavad või võtavad väärtuslikke asju. Nad rebivad tapeeti maha ja võtavad plaate seintelt. Milleks? Millises universumis peab keegi eemaldama plaadid üürikorterist, kus ta peatub? See koht ei ole mõeldud sisustamiseks. Jumal teab, kui palju inimesi siin tegelikult elas. Rohkem kui kokku lepitud arv. Üüriläindjad on nii kohutavad, nad ei paranda kunagi midagi ära. Kas sa arvad, et sellest anti mulle teada? Mis sa arvad? Grill? Kas me kasutame seda siseruumides? Kas sa ei tahaks siseruumides grilli selle jaoks? See ausalt öeldes ei üllataks mind üldse. Sisseruumides grillimine suve kõrgajal. Suurepärane idee. Ongu. Nii et mingil hetkel paigandati mulle uus vann. Ja jätsid lihtsalt vana alles. Miks ka mitte? Nad ütlevad talle ilmselt, et nad muutsid korteri paremaks ja saadavad talle arve. See kapp haiseb vürtside järele. Jah, mul hakkab tekkima ettekujutus, mis tüüpi inimesed siin elama hakkavad. Mul pole tagatisraha, nii et see on kõik minu probleem. Sa saad tõesti ainult ise ennast süüdistada, kallis. See oli kõik täiesti uus. Nüüd näevad need välja sellised. Sest nad rikkusid põranda täiesti ära ja panid sellele teipi. Vaata, kuna see korter eksisteerib või need täiskasvanud eksisteerivad, siis ma ei tea, keda ma praegu süüdistan. Aga mis mind tõeliselt vihale ajab, on see, et siin on olnud 3 last ja see lihtsalt ajab mind nii närvi.
et nad elavad sellises räpasuses koos lastega. kui sa oled kunagi lugenud Re, selles majas elasid lapsed, kutid. Issand jumal. hotellide väärkasutamine, kus majutatakse migrante ja hiljem tulevad sinna tavalised maksvad kliendid. See on põhimõtteliselt nende kõigi saatus. Aga ilmselgelt, kui üks su lastest on selle ukse küljest ära rebinud, kas sa lihtsalt kruvid selle tagasi külge? Või kas see pole üürniku probleem? Miks siis üldse vaeva näha? Me lihtsalt elame aastaid nii, et see ripub seal, selle asemel, et kruvikeerajaga korda teha. Nii et ta üüris neile seda kohta aastaid ilma ühegi omaniku kontrollita vahepeal. Jah, eriti tark ta pole, eks. See on koht, kus ma temalt üürin, 3 aastat olen temalt üürinud, jah. Jah. See on võib-olla... Kas sa arvad, et see on väärt, et ma teeniksin 600 naela kasumit? Sest see oli täiesti uus. See oli imeline. Nüüd võta see laastatud elamine ja laienda see kogu riigile. Need on inimesed, keda me sisse kutsume. Ja pea meeles, et nemad on väidetavalt töökad. Eks ole? Ma mõtlen, see on käsi. Ta on idioot. Ta on täielik idioot. Ära ole rumal ja ära üüri oma kinnisvara inimestele, kes seda ei austa, kes ei suuda isegi tagatisraha maksta. Lihtsalt ära tee selliseid asju. Ja ära üüri kinnisvara välja nii, et sa ei käi seda kunagi kontrollimas. See on ka rumal. Aga samal ajal on see korter lihtsalt metafoor. Sest kuigi see on vastik, siis inimesed, kes on nõus kodus niimoodi elama, kuidas nad siis ühiskonda kohtavad? Ja ma annan sulle vihje. See ei paista eriti positiivne. Ta on jobu, et nad sisse lasi, aga need inimesed, kes sisse tulevad, tahavad hävitada. Sõna otseses mõttes. Ideaalne metafoor. Aitäh sinu hinnangu eest selles küsimuses.